Nii, aga siis meil on vist Villi enam-vähem otsad võimalik kokku tõmmata ja te saate siis panna veel lõpetuseks selle video peale, mis nüüd Keri saart meenutavad ja Keri saare ekspeditsiooni. On mul õigus või? Ja, meie oleme sellega valmis ja ega muud ei olegi, et kui sulle jätta siis see viimane sõna meie poolt kõik. Jah, aga ega mul siin midagi väga rohkem lisada ei ole, et täname siis kõiki. Ma saan aru, et kuskil 100 inimese ringis kokku jälgis ja võttis osa, nii et see on väga igati arvestatav number ja täname siis kõiki selle laupäevase nii-öelda hommikupooliku või keskhommiku eest ja kõigile siis veel kord kena nädalavahetuse jätku ja ärge siis väga külmetage, väljas on siin vähemalt on nüüd päike välja tulnud ja ilus talveilm, 10 kraadi külma vist ja lumerookimise võimalused igasugused, sest lund tuli siin öö jooksul juurde, et varsti on võimalik välja minna ka ja siis kohtume, minuga siis kuuleme juba järgmisel laupäeval ringis traditsiooniliselt ja praegu siis nautige meenutusi, mis oli siis 2008. aasta suvest, jah? Oli vist nii, jah? Nüüd ma ei kuule sind, Villi. 2008 suvi oli see tõesti, jah? Ja. Vaat. Okay. Kiireke ei taha enam töötada, jah. 2008, jah, me käisime seal 2007 ja 2008 sai siis tehtud see film, eks ju, oli Viljar niimoodi. Viljar, võib-olla äkki sa räägid lühidalt taustatööst, sest sina seda hakkasid tegema ja kuidas üldse juhtus, et sellest film tuli? Ega seal mingit suurt asja ei olnudki, siis kui mina telesse tööle läksin, siis sain seal tuttavaks ühe toreda režissööriga, kelle nimeks Elo Selirand. Ja siis ma ei teagi, mille pärast ma ta sinna kaasa kutsusin. Ma ütlesin, et tule ka, et ta midagi vist mainis, et ta tahab ma ei tea, midagi põnevat teha, kuskil minna või midagi olla või teha. Ma ütlesin, et aga tule kaasa, me oleme nädal aega seal saare peal. Ja et ma ei tea, võiks kaamera ka kaasa võtta, filmime midagi, vaatame, et oma lõpuks, et nagu tänapäeval tehakse neid vlogisid, siis me filmisime ka. Ma mäletan, ma tegin tollal ka mingid sellised päeva kokkuvõtteid umbes minutilisi ja panin need meie tolleaegsele veebilehele üles. Ma ei tea, kas see veebileht endiselt veel töötab, äkki vist ei tööta. es2q.ee enam ei tööta. Panin need sinna üles, neid sai vaadata, aga siis Elo intervjueeris veel seal kohal olnud inimesi väga asjalike küsimustega. Ja Elol see jutustamisoskus oli päris hea, ta monteeris sellest nii-öelda põhja kokku või siukse saate pani kokku. Mina siis veel natuke täiustasin seda omalt poolt ja siis kogemata juhtuski nii, et saime talle eetriaja ka. Ja nüüd, kui tänase selle ülekande jaoks neid õiguseid siis taga ajasin, et kõik oleks legaalselt siin näidatud, siis rääkisin mitmete inimestega ETV-st, et tahaks seda kasutada, siis meie peatoimetaja parem käsi, kellega ma rääkisin, ütles, et kuule, väga hea, et sa meelde tuled, siis ma planeerin ta jälle mõned korrad eetrisse, et ta on siin aeg-ajalt on pannud, nii et ilmselt on siin lähikuudel on teda veel päris ETV2 eetrist ka näha veel. Lisaks nüüd tänasele praegusele ülekandele. Aga ilmselt tuleb ta ka varsti sinna ERR-i arhiivilehele, ongi arhiiv.err.ee, hetkel teda seal ei ole. Arhiivi nobedad näpud ja automatsioonid ei ole veel seda sinna tekitanud, aga ilmselt kui tuleb, siis vaatab äkki Villi või keegi siis paneb selle arhiivi otselingi ERAU lehele ka. Oleks võib-olla tore mõte. Aga ühesõnaga jah, tuli siuke väike tore filmike ja ta on siukene hea ajatu dokfilm, mida on hea näidata ja hea vaadata. Vahet ei ole, mis aasta on või mis aasta aeg on. Täitsa mõnus. Nii et nautige vaatamist. Minu poolt kõik. Ja, super. Aga tänud. Siis jah, niipea kui see link tekib, anna mulle märku. Ma saan selle lingi panna kodukale ka üles. Nii et laseme filmi käib kõigile siis head nädalavahetuse jätku ja head filmi vaatamist ja kohtumiseni taas siis. Aitäh osalemast!